10. Põlvamaa Ökofest on peaaegu ukse ees. Põlvamaa arenduskeskuse juhataja Hegri Narusk. Mis sel aastal programmis on? See aasta üritame ikkagi jätkata ka traditsioonilisi asju ja pikkida sisse ka natukene seda 10. juubelit, sellist iseloomustavat ja kokkuvõtvat üritust. Et meil on, ütleme, ennem Ökofestivali hakkab juba Põlvamaa Patriodi ettevõtteid tutvustavate üritustega ja siis on ka meie selleaastane seminar, selline tänuõhtu pühendatud 10 aasta kokkuvõtva sellise iseloomustamiseks. Ja siis mitmed teised üritused on nii nagu igal aastalgi traditsioonilised ja sellist keskkonnasäästlikku ja looduslähedast elu propageerivat. Kulminatsioon on nagu tavapäraselt pühapäevasel päeval siinsamas Põlvamaa Talurahvamuuseumis Karilatsis, et see on teada-tuntud koht ja käiakse üle Eesti siin kohal, et iga aasta on see osavõtjate arv järjest suurenenud, kindlasti saab selle eest tänu öelda ka ilmale, et kui ilm on hea, siis eelmisel aastalgi oli osavõtjad üle 6500 inimese üldse Ökofestivalil kokku. Ökoteema läheb inimestele korda küll. Kedagi päris paljajalu ja sellistes viisudes siia ei eelda, aga lihtsalt, et selline mõttelaad ja meie Põlvamaale ja keskkonda sobilik selline ökoloogiliselt väikese jalajäljega tegevused oleks meile väga sobilikud siin. Kui nüüd vaadata festivali programmi, siis on midagi uut, mida varasematel aastatel pole olnud? Jah, selles suhtes, et eks meil neid töötubasi üritame siin iga aasta nagu muuta ja eks sellel aastalgi on mitmed sellised, kui me klassikaliselt võtame metsas läbiviidavad retketki, siis iga aasta uuel trajektooril on see uudsus tagatud, et ega sellist looduses liikumist väga uudseks nimetada ei saa, aga kes osaleb, see kindlasti leiab endale midagi uut ja põnevat ja siis loomulikult muud töötoad ka, et kõik looduslikest materjalidest ja looduskosmeetika on näiteks üks töötuba ja mitmed muud tegevused sinna juurde. Kui nüüd tahta nendes töötubades osaleda, siis kas tuleks ennast ka eelnevalt registreerida? Jah, see eeldab eelnevat registreerimist ja hetkel vabu kohti töötubadesse on ja kui inimesed kärmed registreerijad on, siis on võimalus veel osaleda, et osad töötoad on meil ütleme kindla osalejate arvuga piiratud, et siis kes ees see mees ikkagi. Kui roheline praegu Põlvamaa ettevõtlus pealtpoolt vaadates üldse paistab? No selles suhtes, et ega viimasel ajal tundub, et üha rohelisemaks ta saab, et ütleme küll miinuspoole pealt on see, et elanike arv ikkagi siin Kagu-Eesti maakondades väheneb ja võib-olla suurtele ettevõtetele, mis võib-olla keskkonda natukene rohkem oma jälje jätaks, neid meil väga palju ei ole. Ja üha suureneb ikkagi nende elustiili ettevõtjate osakaal, kes meie keskkonda väga hästi sobivad ja hoiavadki seda maaelu värskena ja väike ettevõtlus siin au sees. Oleme ka siin Ökofestivali perepäeva siis samamoodi selles võtmes korraldamas, et meie väike ettevõtjad ja käsitöölised, kes ka peamiselt on küll ise endale tööandjad, olekski neil võimalus siin ennast eksponeerida, tutvustada ka laiemale ringkonnale ja sellega püüame ka sellist ettevõtlust abistada. Kas Ökofesti korraldamine on aja jooksul muutunud lihtsamaks või hoopis keerulisemaks?
Ökofestivali on täpselt nii, nagu igal asjal on omad plussid, omad miinused, et on ka selle korraldamise suhtes, et iga aasta traditsioon tekib, selles mõttes korraldamine läheb lihtsamaks, et me ei pea enam väga palju inimestele seletama, mis asi on ökofestival, juba kes on korra käinud, tahab ka järgmisel aastal uuesti tulla, omanäolisus on nii-öelda sellel ökofestivalil täitsa olemas, aga loomulikult keerukamaks läheb ta igasugustes uutes rahastamistingimustes, et selles suhtes on meil isegi väga hästi läinud, et ökofestival ei ole klassikaline selline kommertsüritus, mis päris iseennast ära tasuks ja nii-öelda saabki siinkohal öelda suured tänud nendele organisatsioonidele, kes meid on siin aastate lõikes toetanud. Et Põlvamaa omavalitsusliit, maavalitsus, siis on alati iga aastal väga suurelt on Keskkonnainvesteeringute Keskus õla alla pannud ja partnerluskogud, mitmed ettevõtjadki, kes selles on osalenud, et neid on selle 10 aasta jooksul ikkagi päris märkimisväärselt olnud.